Klaavani tiimiprogramm keskendub treenerite toetamisele, kelle palk on vutilegendi sõnul kultuurivaldkonnas kõige madalam. Tema lubadus on tõsta noortetreenerite palka 30% võrra ehk umbes 500 eurot kuus. See ei ole ainult jalgpalli muidugi sellise pusletüki lahendamine, see on kõikidel spordialadele noorte treeneritele leida siis see väärtustamise võimalus. Mis puutub Klaavani meeskonda, siis kui varem oli Klaavan oma tiimiliikmetena välja kuulutanud Martin Reimi, Sandra Särava, Martin Heremi, Mihkel Aksalu ja Andres Birnbaumi, siis täna lisandusid tiimi Harju jalgpallikooli tegevjuht Kalmar Liiv, Saali jalgpalliklubi Narva United eestvedaja Aleksander Dmitrijev, Tartu Velko nõukogu esimees Mart Raamat ning Paide linnameeskonna president Veiko Veskimäe. Oma uute meeskonnaliikmete suurimaks plussiks nimetab Klaavan kastist väljamõtlemist. Kõik, mida nad teinud on kastist väljas säras ilmselt suure energiaga ja see ongi minu jaoks väga tähtis, et need inimesed oleksid Eesti Jalgpalliliidu juhatusse kaasatud. No ma arvan, et Eesti jalgpallil tuleks anda uus hoog sisse ja teha seda, mida Ragnar oma tiimiga nii-öelda unistab. Viia Eesti või siis FIFA rankingus 50 paremini hulka. Ja ma arvan, et mis on kindlasti nagu oluline asi on see, et me tahaks tõesti, et jalgpalli oleks kõigile. Et jalgpallil oleks väga suur kaasaelamine, selline positiivne kuvand ja pakuks kõigile rõõmu. Eesti Jalgpalliliidu uus president valitakse juunis toimuval üldkogul, mis ajaks loodab Klaavan praeguse kaalukausi ümber pöörata, mis paberil on häältega 70-18 hetkel raskelt Pohlaku poole kaldu. El Grande finaale on 19 juuni ja siis me saame täpselt aru, et meie arvutuste ja siis mõttemaailma kohaselt on need numbrid, nagu välja ütlesime, et 40+ häält, aga selles suhtes ja me oleme väga enesekindlad, et see niimoodi ka on. Klaavani valimisprogramm on saanud uue peatüki treenerid fookusesse, millega on võimalik täismahus tutvuda kodulehel klaavan.ee.